Ütle kõvemale. Bonjour, me oleme Merilitten. Ma olen Ugo ja tema on Noa ja me räägime täna Prantsusmaast. Prantsusmaale me jõudsime siis samal päeval, mil me olime Belgias. Õhtuks sõitsime ühe väikse järvekese äärde, kus me saime ujuda. Seal me küll ühtegi videoklippi ei teinud, see oli väga mõnus. Enne seda oli veel üks fail, kus Merili vaatas ühe järvekese välja, kus võib-olla saab ujuda. Ja siis kui me kohale sõitsime, siis tuli välja, et seal ujuda ikkagi ei saa. Aga õnneks see järgmine koht oli väga mõnus ja sai ujuda. Ja seal oli veel üks äge seik või huvitav seik, kuidas ühel hetkel vaatasime, et mingid inimesed teevad meie autost pilti ja siis mõne aja pärast sealt üks mees tuli meie juurde rääkima, et ta vaatas, et Eesti number, et tema vend on Tallinnas saatkonnas töötab, et pole Eesti autot siin kandis näinud. See või Merten oli alguses mingi, et oi ei tea, et mingi raudselt pildistavad siin, et mingi midagi on nüüd pahasti, et saanud rahvi või ma ei tea, et siin ei tohi parkida ja mingi imelikud või midagi. Siis ma ütlesin, et ei, raudselt mingi, neil pole Eesti numbrit kunagi näinud või midagi, me olime mingis väikses külakeses. Sel korral oli Merile näinud, tavaliselt on mul. Ja ühesõnaga siis järgmisel päeval plaanisime minna Pariisi. Me Pariisis käisime 2018. aasta alguses, seega meil põhikultuursed kohad kõik olid tegelikult käidud ja nähtud, aga meil jäi tookord tegemata piknik Eiffeli all, nii et me kavatsesime isegi siis selle väikse pikniku seal pidada. Vaatasime Eiffeli torni iga nurga alt ja ega rohkem midagi Pariisis teinudki. Ugo tahtis treppidest minna, siis me olime sunnitud treppidest minema. Kas sa mu pea välja jätad oled? Sa oled nii suur, mu käsi ei ole. Anka peal ole. Tšau, tere! No ja kui me tookord käisime Pariisis, siis me vaatasime kõiki neid Louvre'i ja Disneylandist käisime ja Notre Dame ja kõike, et see mõttes seekord me siis Pariisis väga pikalt ei peatunudki. Ja õhtuks sõitsime siis Versailles lähedale, kuna see jäi meil samuti tookord siis käimata ja me plaanisime siis Versailles lossi külastada järgmisel päeval. Aga tuli välja, et see on nädala ainus päev, mil ta on kinni loss, seega me saime ainult seal pargis jalutada. Laboritis käisime meie seal. Ja, see park oli väga ilus, kõik hommikune jalutuskäik. Sealt edasi me siis sõitsime Põhja-Prantsusmaale, või me olime Põhja-Prantsusmaal, aga ranniku äärde. Jah, üle vee oleks Inglismaad näinud, kui see nii kaugel oleks. Aga põhimõtteliselt jõudsime õhtul, selline parkla kalju peal, alla läks väike järsk trepp ja seal oli väga ilus eri. Ja seal oli palju teisi samasuguseid männe nagu meil, seega tündsime ennast nagu kodus mingis mõttes. Ugo, kuidas maitses liha? Ei maitsenud. Miks? Sellel oli mingi asi peal. Maitseaine. Mulle maitsema ei. Mis liha see on? Ei tea. Kes ei teab? Lammas. Lambaliha. See oli hästi üks koht, mis oli täis taevas ja majakas oli seal lähedal, mis siis tiirutas. Aga siis kui me õhtusööki tegime, siis keegi hakkas krõbistama meie kõrval seal põõsas, mis oli nagu veits hirmus. Me ei saanud kohe aru, mis see on või mis. Ja hommikuks me jätsime oma autole need lihakarbid, aga hommikuks neid enam ei olnud. Et see, kes seal põõsas piiksus oli, need pihta pannud. Ja järgmisel päeval me tegime siis matka, me ei olnud 2 nädalat saanud matkata, viimane matk oli meil Norras. Tegime siis matka, me ei teadnud, kui pikk meie matk tuleb. Me umbes teadsime, et seal kuskil on üks äge koht, mida me tahame näha. Ja asusime siis teele. On kätte jõudnud reisi 23. päev. Oleme jõudnud
tagasi, vahepeal hakkab vihma sadama, olime Koopas peidus, aga muidu on täitsa mõnus. Matkatee oli selline pigem nagu lauge, aga ta oli ikkagi nagu kühlik ja ronimist oli, aga mitte nii hullu ronimist kui nagu Norras Mäkke. Ja imekombel me leidsime ka selle koha üles, kus ta siis tegelikult vaatama olime tulnud. Mis see teeb seal? Kui sa oled, noh? Kui sa oled? Paani läksin siis ekspertatt ja mis me tegime siis seal? Räägime, mis me tegime seal? Läksime siis ühte siuksesse tunnelisse, kus sai trepist üles ja siis läksime üles trepist meisiga. Käisime Koopas. Koopas käisime. See oli hästi äge koht, see oli hästi palju siis siukseid koopaid ja vee uuristatud võlve. Et see loodus ja see maastik oli seal väga äge. Ma polnud kunagi näinud sukust asja. Ja ma veel ei olnud näinud kunagi, kuidas Kalju pealt tuleb kosk alla otse merre. See oli ka väga lahe. Jah, see oli ka väga lahe. Mis sa oled leidnud või näinud siin? Leidsime krabi! Ja siis tagasiteel, kui me hakkasime tagasi matkama, siis olid ka eeslid seal mäe peal ja see helesinine vesi ja valged paljud ja kõik see kokku oli üliilus. Läksime veel edasi. Et see matk tuli lõpuks kokku meil pea 9 kilomeetrit, ehk siis kõige pikem matk, aga kuna ta oli selline looklev ja selline, mitte nii hull ronimine, siis ta ei olnud nagu füüsiliselt nii raske, aga päris tore ja ilus oli. Siis tegime väikse lõuna, pakkisime ennast kokku ja võtsime suuna lõunasse, kuna veits külm oli, tuuline oli seal ja merevesi oli väga külm, siis mõtlesin, et me ikkagi tahaks nagu sooja. Me sõitsime lõuna poole. Ööbisime vist suvalises kohas tee peal lihtsalt, kuna me vaatasime välja endale ühe punkti, kuhu me tahame jõuda, aga sinna me lihtsalt ei jaksanud ära sõita. Me hoiame oma sõidud maksimum. Hoopis bensiinijaamad magasime. Me hoiame oma sõidud maksimum 3 tunni pikkused, et lapsed ei väsiks nagu liiga ära. Ja siis me päris sihtpunkti ei jõudnud, kus me sõitsime juba päris õhtul. Ja järgmisel päeval, kui me siis sinna sõitsime, seal oli ka ülikõva tuul ja väga palju inimesi, kes panid jalga kummikuid, võtsid kätte neid ämbreid, võtsid, mis värk on, nagu, et siin mere ääres oli siuke, et miks te nagu kummikud on niimoodi. Ja ühesõnaga, siis me läksime vaatasime sinna mere äärde. Kõik on oma kühvlitega seal maas ja songivad seda pinnast. Korrasid sealt mingisid, ma ei tea, austreid või mingid molluskeid. Minu arust naljakam oli veel see, et me jõudsime sinna kohta, siis me vaatasime selle ranna nii-öelda üle. Läksime autos lõunasööki tegema ja kui me lõunasöögilt tagasi ranna äärde läksime, siis vett ei olnud enam. Vesi oli taandunud lihtsalt nii kaugel, et sa enam ei näinudki seda. Jah, ühesõnaga ja siis, kui me hakkasime nagu ära sõitma, siis tuli järjest autosid sinna nagu juurde ja juurde, et nagu oleks kuskil läinud sõna lahti, et nüüd on mingi mõõnaperiood, kõik tulge korjama eest. Seal oli väga palju inimesi, kes korjasid mingiseid karpe või asju. Nad nagu kaevasid neid välja. Ma püüdsin seal 3 krabi väikest. Me nägime ka välja, nagu need kaevad, Huugol oli oma väike ämber ja kühvel kaasas, nii et fittisime sinna hästi sisse. Aga sealt me siis sõitsime edasi, kuna seal ei saanud siis rannas olla, me otsisime ikkagi randa, kuhu minna. Sõitsime edasi ja jõudsime Bordeaux linna. Seal me väga ei peatunud, käisime ainult poes ja ööbisime Bordeaux lähedal ühes sellises soitsemas kohas.
nägi välja nagu rabalaugas ja selline nagu, täitsa nagu Eesti raba moodi. Mida me Tati kohta veel unustasime rääkida, oli see, et seal kasvas mega palju karusmarju. Terve see matkatee äär oli põhimõtteliselt suurte põõsastega ääristatud ja söö palju tahad. Ja kui me Bordeaux juures ööbisime, siis hommikul üks naine kord käis seal ämbriga ringi, korjas ka midagi. Ja siis ta tuli rääkis meile, et need on karusmarjad ja et need on Prantsusmaal väga hinnalised, et kindlasti sööge ja nautige. Alguses Tati juures me ei julgenud neid süüa. Või no me ei teadnud täpselt, mis need on, siis me ei söönud neid kohe, aga siis me tegime kindlasti, et need vist on karusmarjad. Ja siis me sõime, et need tegelikult olid mega head. Aga oleks me teadnud, et need nii hinnas, et oleks pidanud kaasa korjama. Aga jah, siis me ööbisime selles soises kohas. Seal keegi muidugi püssitas öö läbi. See oli väga huvitav. Ma ei tea, mis asja või mis värk oli, aga lihtsalt kogu aeg keegi käis õhupüssi või mingi asjaga ringis ja lihtsalt püssitas. Üldse meil on päris paljudes kohtades olnud öösid mingid püssitajad. Huvitav, väga huvitav. Aga me ei ole näinud. Tahaks teada, nagu, mis see ja me ei ole nagu näinud ühtegi inimest reaalselt, et ta käis püssiga ringis. Kuuleme. See on nagu veits hirmus. Siis oli see huvitav hetk, kus rahulikult sõidan autoga ja Meril ütleb, et vaata nahkast välja, mingi beige-shane. Mõtlesin, et okei, mingi tehas või midagi, et mis siin ikka vaadata. Üks meeles ei vaata, et see on mingi liivasein lihtsalt. See oligi reaalselt mingisugune, ma arvan, mingi 60 meetri kõrgune liivasein lihtsalt. Siis ma veeresin sealt ülevalt alla. Enne me oli nii raske üles minna, ja siis veeresin alla ma. Me võtsime selle matka ette, et sinna liivatüüni otsa ronida. Kui me üles jõudsime, siis oli väga ilus vaade ookeanile ja seal oli väga palju neid langevarjuga hõljujaid. Väga maaliline oli see. Jah, see ülesmatk oli küll päris raske. Praegu oli tüli kõrge. See oli küll kõrge nagu mägi, aga selles mõttes ta ei olnud mingi kilomeetrit pikk, eks ole, aga lihtsalt see liiva sees kõndimine oli ikka päris kurnav. Et ühed olid kõrgal, ühed need tuulasjad. Ja siis rullisime ennast sealt mäe otsast alla. Allatulek oli mega mõnus, lihtsalt oli pilve pealt, sai lihtsalt hüpata ja liuelda, see oli hästi mõnus. Ranna poole, leidsime ühe ilusa ranna, kuhu me oma autoga sisse mahtusime, sest seal olid need piirangud ees, see oli üldse selline ala, kus väga kämpida nagu ei lubatud ja niimoodi ja parklaatesse ka siis nagu suured kämperid ei mahu, meie auto läks mahu. Meil on väike. Jah, meil on väiksem auto. Ja siis jõudsime randa, olime seal vist kokku mingi 1,5 tundi, 2 tundi, aga see oli ülikülm. Külm tuul oli seal ja hästi külm vesi oli. Nii et see on ikkagi see rand, mida me otsisime. Ja see oli selline surfirand. Jah, see surfirand. Seal rannas oli veel väga äge vett, kus järsku ilge mürinaga üle meie pea lendas hävitaja. Ja nagu reaalselt ülimadalalt ja tegi veel mingeid kurve võttis seal ja toimetas. Ma pole kunagi nii nagu madalalt hävitajat läinud. Seal lähedal oli siis üks sõjaväse ala, et ilmselt sealt siis tõusis õhku, aga ta oli tõesti, ta oli lihtsalt nii lähedalt, sa näed nagu tema mootorit ja kõiki neid asju sa nagu näed lennukit, et see mina ei ole lennukit näinud nii madalalt. Pikkusel. Ja see tõesti nagu ehmatas ära, see oli nii kõva ja nii nagu... Issile meeldis, aga ma see ehmatasin, kui see tuli. See oli meid siirmas. Mestanile see meeldis. Ja kuna seal oli siis külm, siis me ikka mõtlesime, et me ei saa siia Prantsusmaale ikkagi jääda kauemaks veel, et me peame ikkagi edasi sõitma. Ja siis me sõitsime edasi Hispaaniale välja. Prantsusmaa kohta võib veel seda öelda, et ta oli päris kallis. Täheldasime, et kui me oskame Mäki järgi kohati vahepeal hinnata mingis asjad, näiteks kui mujal maailmas Mäkis oled saanud 1 euroga purgid, siis Prantsusmaal olid 2 eurosed kilotoon.
mitte juba palju Mäkkis käiks, aga lihtsalt vahepeal oleme seal kütuse sattunud. hind oli Pariisis 1,8 isegi. Nagu täiesti 1,4 midagi me tankisime, mis oli kõige odavam. Et me tundsime, et Prantsusmaa on kallis, tõesti. Ja võrreldes eelnevate riikide kõigega. Ma ei tea, isegi Norra ma ei ütleks, et kuidagi see Prantsusmaa tõesti tundus kallis. Ja sealt algasid ka meie teemaksud. Ja siis me üks hetk, kui üks teemaksu hind tuli 25 eurot, mõtlesin, et okei, et see on nagu väga palju. Siis me keerasime, panime sisse endale selle, et me väldiksime makse ja sõitsime siis pigem pikemat teed pidi. See algusime pikad teekonnad. No eks sellest veel selgub, kas see oli nagu õige otsus või ole, sest Prantsusmaa kohta räägitakse seda, et mõistlikum on sõita kiirteede peal ja maksta neid makse, kuna seal ei ole kiiruskaameraid, aga nendel väikestel teedel on kiiruskaamerad, kuhu on suht lihtne sisse sõita. Eks meil selgub veel, kas me jäime kuskile sisse või jäänud. Ma loodan, et ei jäänud. Kas tasub ära või ei tasu? Need väiksed teed olid tegelikult okeid, siis me saime väga palju näha kohalikku elu ja neid väikseid Prantsuse külakesi, mis olid väga kihvtid. Aga me oleme otsaga jõudnud siis Hispaaniasse ja järgi.